et korras geoalus on siis tore asi, et siin on koordinaadid õiged ja koordinaadid vöördisepua, aga siia peale joonistada ei ole siis nüüd ilus. Et mida me peame tegema, võtma uue joonise, kasutades siis oma template'i, näiteks seda. Ja muutma ära ühikud, et oleks võimalik siis meetermõõdustikusse geoalust sisse tuua. Et see meeters ongi just sellest, et erinevate failide omavahelisel suhtlemisel tekiks vastuolusid. Ja no abijoone kihi peale me teda ei too, paneme siis mingi, minu pärast see nullkiht. Ja insert. Ja nüüd siis referentsid on need, mis on nagu kalka all alusjoonised. Ja attach. Ja tõrvaandilastajad geoalus. Aga mul on neid 2 tükki. Üks on mustvalge, teine on... No võt, tegelikult siis see oli see, mis me eelmine tund tõime. Et see on mul juba mustaks tehtud. Aga nüüd peaks olema täiesti võrdväärsed asjad. Nii, võtan siis seekord selle, mis me eelmine tund kasutasime. Ja siin ei tohi siis ühtegi linnukest olla, kõik peab minema 0 punkti, faktor peab olema 1, rotation peab olema 0 ja skaala peab olema 1. Okei. No see SAX tüdrukud teavad, et see tähendab siis seda, et geodeet on jätud SAX faili kaasa panemata, järelikult nende elektrikaabli joontel on nooled puudu. Nii, ja nüüd on see geoalus sisestatud. See ei paista kuskilt välja, et sisestatud on, aga kui me nüüd hiirerattaga teeme topeltkliki, siis on see geoalus olemas ja ta on kergelt hallikas. See näitab siis seda, et on external reference. Ja alla paremasse nurka tekkis juurde üks ikoon. On siis nende external reference'ide manager. Siin saab siis teha vahel, kui vaja on, et mitte laadida ja siis jälle reloadida. Et external reference'id uuenevad, kui keegi seda faili peaks uuendama, siis tuleb siia samma alla paremasse nurka kiri, et see fail on uuenenud ja siis saab see uuesti laadida. Nüüd siin ei pea siis muretsema enam selle suuruse, need tuleb kõik ennem ära kontrollida, et siin on siis suurused peaks olema juba õiged, 50 meetrit on ristide vahe ja koordinaadid peaks olema ka õiged. On. Ja X ja Y kood siis vahetu eest, nagu ma ütlesin.